Tere, mina olen Jaana Saar ja olen teie ees järgmise videoga. Seekordse video teema on siis selgitada mõistet protsess. Seda sõna kasutatakse ka päris sageli ja kõige rohkem ma kuulen seda sõna tegelikult inimeste suust, kes siis tegelevad enesearengu või enese kasvamisega. Selle kohta on mul YouTube'i kanalil ka üks videopostitus, soovitan sul seda uurida, see on lühike selgitus, kuidas siis, mis see eneseareng on. Ja see protsess käib nagu selle enesearengu juurde, et need kaks videot tegelikult täiendavad teineteist. Et võib-olla mõlemad vaadates sul tekib selline terviklikum pilt, et mis see kõik kokku on. Toon siis välja sellised põhilised olulisemad punktid ja protsessi puhul on Virginia Satir teinud graafiku ja uurinud seda teemat väga põhjalikult. Tuntud psühholoog ja pereterapeut, kes siis neid asju on uurinud ja kirjutanud sellest ka mitmeid raamatuid. Nii et tänane video ja see graafik põhinebki siis Virginia Satiri välja töötatud teoorial, kuidas siis muutuste protsess läbib 6 kindlat staadiumit. Loomulikult iga staadium on iga inimese jaoks erinev, aga põhimõtteliselt see staadium ise on meil kõigil sama. Lihtsalt kuidas see täpselt kulgeb ja mis selle sees on, see on siis inimeseti erinev. Ja kui eelmises videos me alustasime graafikut mugavustsoonist, siis ma alustan ka seda graafikut samamoodi, et mugavustsoon ehk hetkeseis ehk status quo. Et see on see hetk, kus ma praegu olen, kuhu ma olen jõudnud oma elus. Ja status quo on siis olukord või situatsioon, kus ma olen ja mis selles situatsioonis siis kõik sisaldub ja on. Ja enamasti on see siis jälle harjumuspärane, rutiinne, kõik on väga sarnane ühtemoodi, ette ennustatav ja siis et kuidas me siis protsessi liikuma hakkame, on see, et me hakkame tundma mingisugust rahulolematust, midagi justkui tahaks muutust. Ja nagu meie sees tekib see selline rahulolematus, nii välismaailm tegelikult peegeldab meile seda ja me tõmbame selle rahulolematusega mõnes mõttes ta omab sellist külgetõmbeseadust, et me tõmbamegi siis kas rahulolematuid olukordi, inimesi, situatsioone, ka rahulolematuid suhteid oma ellu või et just need siis nagu ärkavad isegi olemasolevates suhetes ehk midagi ei ole enam nii, nagu ta tavapäraselt on olnud või ta ei ole nii rahuldust pakkuv enam. Nii et alustamegi sellest punktist, et ma teen siia kõigepealt 2 telge. Ja see on siis enesearengu telg. Ja teine telg on siis ajatelg ehk minevikust tulevikku. Ja protsess toimubki siis sellel teljestikul. Ehk siis siin on mingisugused, siin on mingid mineviku sündmused, kogemused, et ma tulen kuskilt ja jõuan oma elus siis sellisesse status quo punkti, kus siis ma tajugi kas mingit rahulolematust või soovi muutusteks või et midagi oleks teisiti. Aga seda kohta nimetataksegi siis status quo ehk teisisõnu hetkeseis, kus ma praegu olen, mida ma kogen, mis mu elus on, mis siin on puudu. Isegi kui ma ei tea, mis puudu on, aga ma saan kas või lihtsalt endale tunnistada, et midagi on puudu, ma hakkan seda otsima.
ja see on siis nagu see muutuse protsessi esimene staadium, number 1. Nüüd, nagu ma ütlesin, see rahulolematus või see niisugune sisemine tunne või tekib vajadus muutuste või millegi uue järgi, hakkab külge tõmbama välismaailmas siis mingisuguseid nii-öelda, neid nimetatakse siis triggeriteks ehk päästikuteks või vallandajateks, mingi sisend, mis paneb mind kas ebamugavalt tundma või teatud moel liikuma, reageerima, tegutsema. Ma kuidagi reageerin sellele ja seda siis nimetatakse väline ehk uus element. Teisisõnu trigger, käiviti. Ma panen selle siia ja ma kirjutan selle käiviti nime alla. Aga käiviti ehk uus element. Uus element on see. Nii. See uus element siseneb siia minu status quo seisundisse ja hakkab minu paati kõigutama. Nüüd, mis edasi juhtub, on see, et ma joonistan siia selle graafiku ära. Ehk tuleb siis käiviti uus element, see võib olla isik, see võib olla sündmus, see võib olla, mul kingitakse mingisugune uus tehnikavidi ja see paneb mind õppima uut moodi, võib-olla uusi võimalusi kasutama. Nii nagu mina teen seda videot, mida ma varem ei mõelnud, et ma võiks neid teha, siis nüüd ma olen jõudnud ka nende videote tegemisteni. Ma olen ostnud selle jaoks spetsiaalselt vajaliku siis tehnika, uurinud tarkadelt inimestelt, kellel on rohkem kogemusi sellel alal, neid teadmisi. Ja see on nagu käiviti. Mul võttis tükk aega enne, kui seda kõike kasutama võtta, aga nüüd ma olen siin teie ees. Ja see käiviti lükkas mind sellesse, et ma tükk aega siis mõtlesin ja nuputasin ja käisin läbi siis mitu erinevat sellist sisemist etappi, kus ma siis tuvastasin, miks ma võib-olla natukene olen peljanud neid videosi teha, miks ma olen seda edasi lükanud, miks ma olen leidnud vabandusi. Et võite taaskord vaadata eelmist videot, et see on siis see hirmutsoon, kus ma siis selle osa pidin läbi tegema, et siit edasi liikuda ja jõuda selle videoni, mida sa praegu vaatad. Ehk selle nimi, see hirmutsooni nimi on ka teisisõnu nii-öelda vastupanu. Et see on see minu vastupanu teatud aeg. Vastupanu ei ole eraldi etapp, aga see on miski, mis ilmub üsna tihti. Kui meie paati hakatakse kõigutama välise käiviti poolt või uue elemendi poolt, siis võtab natukene aega, et kohaneda selle mõttega. Võib-olla kaaluda, kas teha või mitte teha, minna või mitte minna. Et selle nimi on tegelikult vastupanu. Vastupanu võib ilmneda ka selliselt, et keegi räägib mulle midagi, mõne uue teadmise või kogemuse. Ja mul tekib vastapandumatu isu vaielda vastu ja teda ümber rääkida, siis tegelikult ei ole asi selles teises inimeses, vaid selles, et ma püüan ennast ära rääkida, et mitte minna järgmisesse faasi, mis on protsessi kõige ebamugavam faas ehk kaos. Ja see ongi siis selle muutuste protsessi kolmas staadium, mille nimi on kaos. Kaos või teisisõnu võib öelda ka segadus. Ja me kardame seda, sest siis paiskuvad kõik vanad mustrid, mis kõik, aga selles mõttes, et väga paljud uskumused, teadmised, käitumismustrid, need paiskuvad segi. Ja siis ma ühtäkki enam ei tea, mida ma pean tegema, kuidas ma pean tegema ja kõik see tekitab tohutut segadust ja ebakindluse tunnet. Ja
ja alateadlikult me väldime seda, sest see ei ole mugav koht olla olukorrast, kus ma ei tea täpselt, mida ma pean tegema või mis siit edasi saama hakkab. Ja sellepärast ilmubki see reaktsioon nimega vastupanu. Et see on vaja kuidagi läbi elada, see vastupanu, sest läbi vastupanu on võimalik avastada siis need uskumused, mustrid, mis enam tegelikult meie jaoks ei tööta ja mis vajavad nagu ümber struktureerimist, ümber tegemist, reprogrammeerimist, teisendamist. Vahet pole, kuidas seda sõna siis siia kasutusele võtta. Et vastupanu aitab meil paljastada vanad mustrid, mis vajavad muutust, mis enam ei tööta, mis tõttu on tekkinud ka rahulolematuse tunne või vajadus millegi uue järgi. Kas või vajadus toas mööbel ümber tõsta. Ja siis me kukume sellisesse faasi nagu, või staadiumisse nagu kaos ja segadus. Mina ütlen alati, et kaos ja segadus on hea koht. Ta on ebamugav, aga ta on hea koht. Sest kõik vana lammutatakse ära, mis enam ei toimi. Ja tegelikult selles kaoses ja segaduses omamoodi hakkab tasapisi podisema ja valmima see järgmine, see uus, mis toetab ja aitab mind. Aga ma ei tea veel, mis see on. Ja selle protsessi käigus tuleb üles ka igasuguseid vanu allasurutud emotsioone, erinevaid ebamugavaid, ebameeldivaid võib-olla sündmusi, olukordi, mälestusi. Need tuleb kõik läbi töötada selle jaoks, et vana lammutada ja hakata üles ehitama uut või muuta seda vana. Kas see vana nüüd täielikult lammutub? Ei pruugi. Oleneb protsessist või oleneb teemast. Sest see vana jääb ka ikkagi nagu know-how'na, kogemustena meie pagasisse. Aga ma ei kasuta teda võib-olla enam nii aktiivselt või enamustel kordadel ma enam tulevikus ei kasuta nii palju seda. Aga võib vaja minna. Aga siis ma lähen teadlikult, kasutan neid teadmisi, aga lähen tagasi siis sinna, kuhu ma oma muutustega olen jõudnud. Ma loodan, et te suudate jälgida, sellepärast, et see on selline teema, mida saab hästi palju laiendada, siit on hästi hea tegelikult minna sügavuti iseenda sisse erinevates staadiumites ja ma kasutan seda graafikut nii-öelda oma peas või baasina hästi tihti just inimestega töös. Et hea on näha ja kinnitada kliendile, kus ta on, et tegelikult kõik on hästi. Et see on loomulik käik. Ja siin kaoses segaduses ongi siis see ebamugav. Siin on ebamugav olla, aga see on oluline osa läbi teha. Sest siit jõuame me tegelikult järgmisesse staadiumisse, muutuse järgmise staadium number 4 on siis integratsioon. See tähendab seda, et kõik, mis ma siin läbi töötasin, kõik see materjal, kõik, mis vastupanuga ilmus, kõik see, mis siis nii-öelda läbi seedisin, läbi elasin, omaks võtsin, tunnistasin, avastasin, teada sain, siis see kõik hakkab nagu oma kohale vaikselt loksuma. Ehk ta muutub järjest mugavamaks. Ma integreerin, see saab osaks minust, see kogemus. Nii eelnevad kui vastupanust ilmnenud siis materjal, kui ka kõik see muda, mis siit sai üles keerutatud kaose ja segaduse ajal. Aga ta õpetab alati ka midagi. Et me saame alati nendes kohtades, kõige rohkem me õpime enda kohta tegelikult just kaos, segadus, ebamugavus. Kohas me saame teada, milleks me tegelikult veel võimelised oleme või mida me veel ei tea. Või et avastame vastupidi, et ma tean tegelikult seda ka, miks me seda kasutanud ei ole. Et see integratsioon ongi siis see, kus ma selle uue elemendi või käiviti
transformeerin enda jaoks siis mingisuguseks kas töövahendiks või taipamiseks, sest et siin integratsiooni staadiumis tekivad taipamised. Ongi see, nüüd ma saan aru, miks ma enne nii tegin ja miks ma ei teinud teisiti. Okei, ja nüüd ma saan teha teisiti. Et ma justkui omandan uue oskuse, ande, teadmise või tööriista, mida oma elus siis kasutada ja rakendada. Ja kui see teadmine, taipamine on tulnud, siis hakkab nii-öelda ülesse tõusmine ja see on nüüd siis see nii-öelda harjutamise staadium ehk number 5 muutuste protsessis. Et kõik see, mis ilmus, see, mille ma integreerisin, need taipamised, mis ma sain, siis mul elu justkui veeretab ette järgmisi olukordi, situatsiooni või inimesi või suhteid, kus ma siis saan reaalselt rakendada ja harjutada neid uusi teadmisi, tööriistu või taipamisi. Ja see on hästi oluline koht, sest harjutades me muutume järjest osavamaks. Ja sest see muutub hästi harjumuspäraseks ja ta lõpuks aitab meil laiendada või kasvada uude kohta ja hakata tegema asju teistmoodi, kus me oleme rahulolevamad või täiesti rahulolevad. Ehk me jõuame läbi harjutamise muutuse 6. staadiumisse, mille nimi on siis uus status quo. Ja see on uus mugavustsoon, ehk me läbime neid mugavustsoone pidevalt, aga küsimus on, kas me enesearengu teljel tõuseme kogu aeg kõrgemale. Ja kui nüüd vaadata seda esimest status quo'st, seda hetkeseisu, kus algul oli, selle tumedamaks, see paistaks hästi silma, siis järgmine staadium on ju juba kõrgemal. Ehk ma olen liikunud enesearengus edasi ja samal ajal oma tuleviku poole. Ja ma olen uues mugavustsoonis. See toidab mind seni, kuni see enam ei toida ja on vaja uusi muutusi ja siis me lähme. Ja see ongi see elulaine, mille ma tõin välja ka enesearengu videos. Et elu lainetab, me käime üles ja alla. Oluline on lihtsalt, et see lainetus oleks pidev liikumine ja selline mõnus liikumine, mitte et ta ei oleks liiga võib-olla Ameerika mäed. Et siis tihti inimesed, need, kes küsivad, et ma tahan oma ellu rohkem rahu ja stabiilsust, siis ma alati küsin, et kas sa tahad seda sirget joont, kus ei ole mitte midagi. Või sa tahad seda rahulikku lainetust, mis kokkuvõttes ongi ju rahu ja stabiilsus. Et ma tulen toime erinevate olukordadega, erinevatel hetkedel oma elus. Ja tulla ära sellest, sest need kaks on äärmust. Kas on Ameerika mäed, kus kas on liiga kõrged tõusmised, liiga kõrged langemised, mis on tegelikult meie organismi ja füüsist ja vaimu väga väsitavad ja energiat võtvad. Või see, et ma käin, korjan teadmisi ja rakendan neid ja tegelikult kogu aeg on selline stabiilne energia jaotus minu organismis, nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja see ongi see muutuste 6 staadiumi, mis omakorda hõlmab tegelikult enesearengu protsess. See on tegelikult ka kokkuvõttes enesearengu protsess. Ja see ongi ju elulainetus. Nii et kutsun sind kaasa oma elulainetes
kaasa seilama ja päriselt vaatama ja avastama, kuidas sa neid muutusi läbid ja tervitama igat staadiumi selles, sest et neil on kõigil oma oluline roll mängida selles, et sina saaksid kasvada ja areneda ja muutuda paremaks inimeseks või elada paremat elu, mida iganes sa siis soovid. Ma tänan, et sa seda videot vaatasid ja soovitan siis vaadata ka enesearengu videot, et siis need kaks võib olla täiendavad üksteist ja sa saad võib-olla terviklikuma, veelgi terviklikuma pildi ette, et millest ma siin täpsemalt räägin. Kohtumiseni mõnel koolitusel, seminaril või elus. Aitäh sulle!